Tere sulle Meeri Taro lehele. Tänane ladumine on üldine ladumine, ajatu ladumine ja valikutega. Sa saad valida 4 erineva kristalli vahel. Teemaks sellel korral on küllus, eneseteostus, töö, finantsid, materiaalne edu üldises plaanis. Et mis lähitulevik sulle toob, mida pidada silmas, mida nagu jälgida, kus koha peal on kingitused, mida iseeneses arendada. Ja vaatame veel, et mis siit edasi nagu argnema hakkab. Nüüd esimeses plokis sa saad valida 4 erineva kristalli vahel. Ja teine plokk ma panen ajatemplitesse ka kõik tutvustuses saad näha neid valikuid. Ja teine valik lõpupoole on, kui sul on mingi konkreetne küsimus, mingi konkreetne unistus või soov just materiaalses valdkonnas, siis sa saad sealt valida 4 erineva kaardipaki vahel ja saad jah või ei vastused, kas sinu unistus täitub või mitte. Aga nüüd esimene ja laiem valik siis on 4 erineva kristalli vahel. Kristallideks on selline imekaunis labradoriit, ookeanijaspis, siis lilleahaat ja vulkaaniline kivi Islandilt, laavakivi. Päris ehtne, ise olen selle toonud. Nii, 1, 2, 3 ja 4. Valiku tegemisel tee seda intuitiivselt, hinga sügavalt sisse ja vaata, milline kristall sind kõige rohkem kõnetab. Ja pea meeles, et tegu on üldise ladumisega, et kui sind midagi ei puuduta, siis see olla. Las see jääda, et võta siit vaid see, mis sind kõnetab ja mis sind isiklikult puudutab. Tere sulle Meeri Taro lehele, kui sa valisid esimese grupi ja sellise imekaunilt küütleva labradoriidi. Labradoriit on minu jaoks kuidagi hästi selline puhas ja sirge energiaga kristall. Ta toob alati selguse ja natukene nagu ka sellist sära ja aitab esile tuua enese sees kuidagi sellised peegeldused ja taipamised tõsta esile. Imeline kristall lihtsalt. Nüüd tarokaartidena on lauas sellised kaardid nagu mõõkade paaž, sauade kuninganna, sauade kuningas ja maailm. Väga võimas ja samas tasakaalus ja imeline laud. Nüüd, et olla külluslik ja õitseda materiaalselt, tuleb sul otse kui iseennast rohkem särama lüüa, leida iseenda seest üles see tasakaal nais- ja meespooluse vahel, integreerida ja vastu võtta kogu oma olemus. Mulle nii meeldib see baar siin keskel, et meis kõigis on meest, meis kõigis on naist, et tasakaalustada need energiat, viia ennast nagu täielikku kooskõlla iseendaga, mitte minna milleski nagu alt lati või vastu enese tahet või kuidagi, et mul paremat ei ole, ma siis lepin sellega ja olen siis sellel tööl, sest ma ei julge midagi muuta. Tegelikkuses me saame muuta ka olles kõige lihtsamal ja tavalisemal palgatööl, muutes selle palgatöö iseenda jaoks tähenduslikuks. Me ei pea olema kõik suured ettevõtjad või kuidagi teistpidi silma paistma, vaid me võime täiesti lihtsalt teha kõige tavalisemat tööd ja teha seda nii, et inimesed vaatavad ja imetlevad. Nüüd tagasi selle laua juurde, siis mõõkade paaž näitab, et sa tegelikult tead, kuhu suunda sa peaksid liikuma või kus all on peidus sinu jaoks need külluse võtmed. Et kaalu ja vaata iseenese sees läbi just nagu intellektuaalsel tasandil ja julge ka mõelda kastist välja, julge vaadata ringi,
et kui sulle tundub, et sul ei ole võib-olla ühtegi annet või et kes selle eest ikkagi maksaks, siis tea, et see anne ei ole antud sulle ilmaasjata ja inimesed on valmis maksma ka teenustasu väga heale kuulajale näiteks. Mulle jäi silma just hiljuti alles üks hästi vahva nagu selline kuulutus, et professionaalsed kallistajad on olemas täitsa, et saad tellida endale teenuse, et tahan kallistada. Väga vahva. Ühesõnaga vaata mõttetasandil üle ja ole julge. Mõõkade baas on selline hästi uljas ja julge. Baasid üldse on sellise mõnusa, julge energiaga. Et vaata, mis on tulemas, et mida sa suudad välja mõelda, mediteeri, too ennast tasakaalu iseenese keskmesse ja sa saad vastused kindlasti. Nüüd see maailmakaart näitab, et lähiajal on sinu jaoks otse kui üks ring läbi saanud ja algamas uus teekond täiesti teisel tasandil, et kõik see otse kui tahaks sulle anda selle kogu maailma kinkida, et ole lihtsalt olemas ja võta see vastu, siruta välja ja võta vastu, et ära maga maha neid kõiksuse kingitusi. Ja ära nagu otse kui võta kingitusena ainult mingit hiigelsuurt raha või lotovõitu, et ole tänulikkuses ja vaata, mis sul juba on olemas. Et tegelikkuses, kui sa suudad vaadata seda videot, see tähendab seda, et sul on olemas mingi tehnika, läbi mille seda vaadata, sul on internet, et seda vaadata, et mõtle, kui palju juba on tänupõhjuseid, on ju. Et tihtipeale meie meel jääb kinni sellesse, et mul ei ole seda miljonit või seda kõige suuremat unistust nüüd, et siis mul nagu ei ole midagi. Et laienda seda pilti ja vaata, kuhu sa oled juba jõudnud, et mida sulle kõiksus on kinkinud ja tea, et tänulik meel toob alati tänupõhjust juurde, tänulikuks olemise põhjust juurde. Ära pelga ka sellist nagu nii-öelda rasket tööd või et alati, kui me alustame millegi uuega, siis võib tekkida see hetk, et kas ma saan hakkama või et ma ei jaksa enam pingutada või et miks asi juba ei tule või miks ei ole asjad lihtsad, siis tea, et 2 aastat tugevat pingutust võib anda sulle 10 aastaks sellise jõude ja mõnusa puhkeelu, et aga see alguse raskus tuleb läbi teha või et see pingutus tuleb otse kui ära teha. Sõnaga ma näen siit, et sinu jaoks on mingi täiesti uus etapp kohe-kohe algamas raha teenimises ja üldse materiaalses teemas, nii et võta kõik kingitused vastu. Nüüd oraakli-kaartidest tuleb välja selline kaart, mis ütleb, et sul on otse kui topeltmissioon, et sa oled valgustöötaja, starseed ja teeni maailma sellega, mis sa oled. Ole autentne. See kõlab hästi kokku nende 2 keskmise sauade kuninga ja kuningannaga, et kui sa võtad iseendas vastu kõik küljed, mis sul on, siis sa oled autentne ja see kannab sind läbi ja sellega sa saad paremini teenida ja küllust kogeda, sest alati, kui me oleme endaga ühenduses ja anname oma anded kõiksusele kasutada, siis me ei koge kunagi puudust. Meie kõikide vajaduste eest on külluslikult hoolt kantud. Nüüd veel üks oraakli kaardipaki kaart kõneleb värvidest, et sinu isiklikud värvid, sinu enda iseloom, et keera neid veel rohkem peale, tehes oma igapäevast tavatööd. Just täpselt ole see valgustöötaja ja julge särada, julge oma värve näidata, julge näidata iseennast maailmale. Nii, aitäh sulle!
tere sulle Meeri Taro lehele, kui sa valisid teise grupi ja sellise ookeani jaspise. Sügava ja hästi tähendusliku energiaga kristall on see. Ookeani jaspis on täpselt nagu ookean, sügav, saladusi täis ja mida kõike seal ei ole, elualge tegelikult ju. Et hästi emotsionaalne kivi, toob kontakti enda emotsioonidega ja sellise sisemaailmaga. Ta tõstab esile sellised südamesalajased soovid ja teeb nagu nähtavaks selle, mida me tegelikult tunneme ja kuhu me tegelikult liigume. Ja nüüd tarokaartidena on väljas sellised kaardid nagu müntide 6, ülempreest rinna, karikate 5 ja karikate 7. Väga emotsionaalne ja väga selline ookeani jaspisele kohaselt sama energiat kandev tarorida ka. Nüüd alustades müntide 6-st, siis müntide 6 on tasakaalukaart. Et kõik, mida sa saad, seda sa oled enne välja andnud või et mida sa annad, seda sa saad ka vastu. Et tal on otse kui 2 poolt, ja ta on ka karmakaart, et tähistabki seda, et me saame vastavalt sellele, mida me oleme ise panustanud, mida me oleme valmis andma. Ja siin tundub otse, kui et ta on hästi pragmaatiline ja kingitusi nagu ei oleks, kuid siiski on ka siin kingitused, et tihtipeale andes ja muutes ise millimeetri, saame me kilomeetri kõiksuselt vastu, on ju, et jälgi seda, mida sa välja annad. Nüüd ülempreest rinna siin toob sellise saladusliku sügavuse ja sellise müstika siia lauda, täpselt nagu ookeanile kohane, on ju, et sa võid olla kindel, et sinu ühendus kõiksusega on täiesti toimiv, su kõhutunne on toimiv ja olemas, et lihtsalt jälgi ja kuula, kuhu suunda kõiksus sind tahab lükata, mis tahab nagu üles tulla. Et sa oma kõhutunde pealt tehes ka finantsotsuseid ei pane kunagi puusse, sest sa tegelikult tead, mis on õige ja vale, et treeni seda sisetunnetust, seda intuitsiooni ja samas pea ka meeles see, et midagi saada pead andma ka välja. Et või saada lotovõitu, pead kas või investeerima selle paar eurot, et osta lotopilet, on ju. Et vaata, kus sa saad rohkem panustada. Nüüd karikate 5 toob lauda sellise natuke nagu selle energia, et sa ei märka ilmselt kõiki võimalikkusi, mis su ümber on, ja ta tugevdab otse kui selle ülempreest rinna nagu energiat, et kuula oma kõhutunnet, jälgi oma kõhutunnet ja vaata ka selja taha, et vaata ka selliseid võimalikkusi külluse loomiseks, mida sa varasemalt ei ole võib-olla pidanud nagu oluliseks või mida sa varasemalt ei ole tähele pannud. Ja siia juurde sobib see karikate 7 ka, et valikuid võib olla palju ja meel võib tahta ühte, teist ja kolmandat, aga tegelikkuses sa tead, et mitte kõik need karikad ei ole täis häid asju, on ju, ja mitte kõiki neid asju, mida me tahame, kas meil tegelikult on vaja. Et kui me oleme kätte saanud, siis tihtipeale me avastame, et me ei tahtnudki seda tegelikult või et see ei rahulda mind. Et mind rahuldas ainult see protsess või see soovimise või ihalemise protsess, on ju. Et ära jää nagu sellesse soovimisse kinni soovimise pärast, vaid vaata pigem, mis sulle loob juurde, mis kasvatab sinu sisemisi väärtusi ja neid hoiakuid ja jälgi seda, et kuidas sa saad panustada. Et mida rohkem meil on antud, seda suurem on ka vastutus ühiskonna ees ja väljaandmise ja väljapoole panustamise ees, et see on alati kahesuunaline tee, on ju. Et jälgi, mis su ümber toimub, tea, et mitte kõik soovid või mitte kõik ei ole kuld, mis hiilgab, on ju, et võib-olla sulle lähitulevik toob just mingi sellise valikukoha, kus midagi on väga sätendav, ilus ja hea ja tundub, et see ei saa olla tõsi, et nagu liiga hea ja särav, et usalda oma sisetunnet siis sellisel juhul.
ja langeta valikud ainult läbi selle, et sa oled ühenduses iseendaga. Enda selle sügavuse ja enda püha siseolemuse pealt vali ka materiaalseid samme. See tegelikult siin on külluslik laud, et kui sa oled varasemalt panustanud, siis sa saad ka vastu külluslikult. Kui sa oled varasemalt piskuga panustanud, siis saad vastu ikkagi külluslikult, kui oled iseenesega tasakaalus ja kooskõlas. Et selline hästi sügav ja mõnusaid selliseid süvahoovusi otse kui puudutav laud on see. Nüüd oraaklikaartidest siia juurde tuleb selline kaart nagu kaotatud maad. Sinu nagu hingemälestused ja kingitused ja et sa oled teinud seda varasemalt. See toob selle ülempreestrinna energia nagu hästi esile, et ei ole mitte midagi uut siin päikese all, et sa oled juba mitmendat ringi, ilmselt oled sa vana hing, kui sa seda kuuled. Ja sa oleks otse kui kõik juba läbi kogenud, et aga kasuta seda möödunud elude kogemust ja pane see iseenda jaoks tööle, et sul seda rohkem on sinul anda väljapoole inimestele. Et tuleta meelde kõik see, mis sa oled läbi teinud. Ja teisest oraaklipakist tuleb selline kaart nagu kuulmine, valmisolek, kuulamine ja selline, ka see läheb kokku hästi selle sisetunnetusega ja oma sisehääle kuulamisega. Meie süda räägib alati kõige vaiksema häälega, ja hing sosistab tasakesi, et kuulata hinge sosinaid peab olema enesega kooskõlas ja täielikus vaikuses. Nii et kuula, mida see süda sulle sosistab ja võta vastu kõik need kingitused, mis kõik sest tahab sulle anda. Ja aitäh sulle! Tere sulle Meeri Taro lehele, kui sa valisid selle lille haadi. Imekaunis, hästi rõõmsa ja kerge energiaga kristall. Ta kannab endas just selliseid omadusi nagu lilleke, et mis on lille eesmärk, rõõmustada silma on ju ja tuua ja luua seda ilu, et vot see kristall ongi selline, et ta lihtsalt õitsab ja on ja loob enda ümber kergemat ja helgemat energiat. Nüüd tarokaartidena on väljas sellised kaardid nagu mõõkade 10, müntide 5, müntide kuninganna ja müntide 9. Et väga palju maaelementi münte on ju ja natukene võib tunduda selle tarorea algus pisut raske. Mõõkade 10 on selline ülemõtlemise ja hästi tugevalt nagu kinni olemise energiaga, sama on ka müntide 5, et müntide 5 on lausa selline vaesuse kaart. Et kui sa seda hetkel vaatad ja oled oma eluga just materiaalses plaanis, võib-olla mingis kitsikuses, siis siit tuleb sulle positiivne uudis, et selle müntide kuninganna ja müntide 9 näol, et see kitsikus saab läbi ja küllus saab voolama. Nüüd, mida sa saad iseenda aitamiseks teha, on see, et koli need muremõtted oma peast välja. Kui me oleme kitsikuses ja me mõtleme kogu aeg sellele, et kust saada juurde või kui raske mul on, siis sellega me ainult võimendame seda raskust ja seda häda nagu loome juurde. Et too fookus tänule, tänu loob alati juurde põhjusi olla veelgi tänulik. Lase enda loovus lendama. Müntide kuninganna on selline otse kui hea perenaine, et ta on maine, ta hoolitseb kõigi eest ja ta otse kui teeb mitte millestki midagi. Olete kindlasti olnud sellises olukorras, kus külalised on näiteks ukse taga ja külmkapis näiliselt ei ole mitte midagi, aga siiski sa suudad sellest piskust teha imelise roa ja pakkuda seda külalistele. Vot see on see loovus, mida müntide kuninganna esindab ja etendab. Et tegelikkuses on kõik meie vajadused kaetud.
ja müntide 9 toob ka sellist küllust siia lauda ja müntide 9 on veel ka selline koostöökaart, on nagu õpiselli kaart või kuna tegu on üldise ladumisega, siis võimalik, et sinu jaoks algab lähiperioodil mingi täiesti uue ala õppimine, täiesti uus teema, millega sa saad küllust enda ellu luua. Ta võib olla ka lisa nagu teemana, aga ära nagu pelga enda hobi või selle eest, mis sinul tuleb hästi välja, küsida raha, on ju, et jälgi, mida sa teed ja mida sul on anda ja nii kõik ongi ja saad külluslikult vastu selle eest. Kui me oleme iseenesega kooskõlas ja kasutame oma andeid, siis kõiksus leiab ka viisi, et tuua seda küllust meieni. Aga nagu sellele müntide kuningannale kohane, me peame olema ise nagu tegusad ja välja paistma. Sa võid maalida imelisi pilte, aga mitte keegi ei osta neid, kui sa ei tee endale kuhugi kontot ja ei näita neid pilte, mida sa oled maalinud. Et vaevalt, et keegi koputab su uksele ja tahab osta sinu imelist käsitööd või kunsti, kui sa ei ole seda pakkunud välja. Et koli nendest muremõtetest pigem nagu planeerimisse ja sellesse, et mida sa saad teha, et luua juurde endale küllust ja ära nagu pelga ka astuda samme, mida sa varasemalt ei ole teinud. Ära pelga minna nagu ja õppida midagi juurde. Et turundada ennast näiteks sotsiaalmeedias on palju kursusi, võib-olla sa pead mõne sellest läbi tegema, ja need kõik ei ole tasulised, on ka tasuta selliseid õpitubasid. Et lihtsalt hoia silmad lahti ja vaata, aga kõige peamine on ikkagi, et pane kinni see ülemõtlemine, sest kui sa ketrad enda peas neid muremõtteid ja oled ülemõtlemises, siis sa ei ole ka lahendustele avatud, siis ei saa tulla ka lahendused. Ja otse kui sellega takistad ka seda külluse voogu ja oledki seal müntide 5 selles energias, et mul ei ole midagi ja et ma olen otse kui vaene ja õnnetu. Et see on tegelikkuses, ta viib, see laud ja need kaardid viitavad sellele, et õnn ja rõõm ja selline kergus külluses on lähiajal sinu teele tulemas, aga ole ise endaga ühenduses ja astu konkreetseid samme. Õpi juurde midagi, vaata, mida sa juba oskad, mida sa saad teha ja tea, et kõik on sinu kätes. Nüüd oraaklikaartidest tuleb siia juurde selline imeline kaart, mis julgustab, et otse kui vaju mu käte vahele, anna alla, alistu, hoidu nagu vastandumisest ja võta vastu olukord, nagu sul on. See nagu läheb hästi kokku selle tarorea esimese poolega, et tulla välja ülemõtlemisest, pead kõigepealt saama aru, et sa seda teed. Et ma praegu jälle ketran neid muremõtteid, on ju, et aga ma lõpetan, ma astun sellest välja, ma panen need kinni, ma alistun sellele, et praegu on nii ja nii nagu on hea ja ma saan siit edasi ja ma saan paremaks paremini ja ma saan sellesse küllusesse ja rõõmu, mida kõiksus tahab mulle anda. Nüüd järgmise oraklikaardina tuleb välja selline kaart, mis ütleb, et kalkuleeri. Ja see läheb ka minu jaoks kokku selle mõõkade 10-ga, et kalkuleerimine ja planeerimine ei ole ülemõtlemine. See paneb kinni muretsemise ja avab sind lahendustele, toob lähemale selle võimalikkuse, et sa saad edasi liikuma. Et sa saad nagu olla lahendustele avatud ja võtta selle külluse vastu, mis siin müntide kuninganna ja müntide 9 lauas on. Ehk siis lähitulevik tahab sulle tuua külluslikult kõike, lihtsalt ole ise vastuvõtmises ja tasakaalus endaga ja tänutundes. Aitäh sulle! Tere sulle Meeri Taro lehele. Kui sa valisid selle laavakivi,
See on nüüd täiesti autentne Islandi kivi. Ise oma taskus olen selle ära toonud ja minu jaoks ta esindab kogu Islandi energiat, sellist hästi puhast, hästi karget, hästi kõrge sagedusega ja kuidagi selline elulähedane või ma ei leiagi sõna siia, et seal olles on kuidagi kõik nagu lihtne. Prioriteedid loksuvad paika, ei ole mingeid pseudoteemasi või probleeme, vaid ongi ehe elu, mida meil tegelikult oleks teinekord rohkem vaja, et kui me kipume nagu kuskil oma maailma või oma nagu reaalsusesse ära kaduma, et olla vahepeal kontaktis sellise jõulise looduse ja karmi natuke ka maaga, siis loksub paika kogu nagu elu hindamine ja ka kõik teised prioriteedid. Nüüd tarokaartidena on väljas mõõkade äss, müntide äss, päike ja keisrinna. See on nüüd selle ladumise kuidagi nagu kõige helgem laud. Ta on kuidagi hästi kerguses ja kui küsimuse all oli see, et mis aitab sul luua lähitulevikus juurde küllust, siis mulle tundub, et sina juba oled külluses ja head saab alati paremaks teha. Aga sul ei ole nagu mitte mingit põhjendust või põhjust olla nagu tänamatu või sa oled nagu väga heas paigas. Nüüd mõõkade äss ja müntide äss on sellised õnnelikud kaardid. Ässad on alati nagu hästi kerge ja mõnusa energiaga. Üks neist loob ühenduse materiaalse poolega, just see, mida me täna vaatame, ja teine loob ühenduse sellise intellektuaalse poole ja mõtlemisega. Et mulle tundub, et sinu küllus tuleb läbi sinu sellise vaheda mõtlemisvõime ja analüüsivõime, läbi intelligentsi lood sina küllust. Ja see päikesekaart siin, päike on kaardipaki kõige õnnelikum kaart, on ju, et olles õnnelik, oled sa ka külluses. Et võib-olla seda nii-öelda nagu konkreetset rahalist voolamist või küllust ei ole, aga küll on kõik vajadused kaetud ja täielik õnnelikkus nagu. Keisrinna on selline kaart, mis toob sellise maise rahu ja keisrinnat kujutatakse rasedana, siin kaardipakis ta on ka. Et võimalik, et sa just sünnitad endale mingit ärivõimalust või läbi sinu tahab mingi võimas asi siia ellu sündida, et ole selles protsessis hästi kohal ja luba sellel kõiksusel toimetada läbi enda. Nüüd sünnitusprotsess ei pruugi olla kunagi lihtne, on ju, et kindlasti võib tunduda, et kas sa oled õigel teel või et kas sa ajad õiget asja, siis tea, et kogu see ülejäänud tarorida siin täielikult kinnitab seda, et lähitulevikus on läbi sinu mingi tore projekt siia sündimas, mis loob rõõmu ja küllust kõigile. Lase lihtsalt sellel kõigel särada läbi iseenda. Ehk et ole tähelepanelik, ole valmis vaheda mõistusega võtma vastu kõiki märke ja selliseid nagu suundasid, mida kõiksus tahab sulle anda. Ole valmis panustama ka materiaalselt, sest iga asja sünd nõuab energiat ja ole selles tänulikkuses ja rulli selles rõõmus, mida see päike esindab ja tea, et sinuga on kõik korras. Mul ei olegi siia nagu midagi lisada, et see on nagu nii mõnus helge laud. Nüüd oraaklikaartidest on väljas selline kaart, mis ütleb, et see on nagu maakool, planeetmaa kool siis, et elu õppetund ja hingekasv õppimine
kõrgem õppimine või kõrgemal tasandil õppimine. Et sa oled, mulle tundub, et sa oled selline vana hing, kes on juba palju kogenud ja nüüd naudib seda nii-öelda maal olemist, planeet Maal kehastumist, mis tihtipeale hingedele on raske kogemus, sest keha on hästi tahke ja selline kitsikuses olev võib-olla ja üldse peetakse planeet Maad nagu sellises kosmilises mõttes nagu kõige raskemaks paigaks, kuhu üks hing saab kehastuda. Et võta sina sajaga seda ringi, mis sul on siin kehastuda ja naudi. Ja teise kaardina tuleb lootus, mis iseenesest ka nagu kinnitab seda kõike eelnevat, et kuni sul on tänutunne, kuni sul on lootus, senikaua oled sa külluses ja lood seda küllust juurde. Ja kuidagi ma tahaks julgustada sind, et sul on nii palju anda inimestele, et lase kõiksusel enda kaudu töötada. Sina oledki see hing, kes on majakaks kõikidele teistele hingedele, et sära siis kaugele ja helgelt. Aitäh sul! Tere taas! Nüüd on see osa, kus sa saad valida 5 erineva kaardi vahel, 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja valikul keskendu oma mingile peamisele unistusele, mõttele, soovile materiaalses valdkonnas, mille kohta sa tahad jah või ei vastust, et kas sa saad selle või sa ei saa, kas see õnnestub või ei. Lihtsalt keskendu oma sellele ühele teemale, ühele valdkonnale, ühele unistusele ja vali kaart 1, 2, 3, 4 ja 5. Nii, kui sa valisid number 1, siis siin on selline kaart nagu torn. Torn on see kindel ei. Ja ta otse kui ütleb seda, et sa ei ole hetkel veel valmis selle jaoks, et olukord ei ole küps selle unistuse soovi või selle mõtte jaoks, nii et sinu vastus siin on ei. Nii, tere, kui sa valisid number 2 ja siin all on selline kaart nagu maailm. Maailm ütleb sinu unistusele, soovile või küsimusele selgelt ja suurelt jah. Mis iganes on sul mõttes hetkel olnud, tea, et kõiksus tahab seda sulle anda. Lihtsalt siruta käsi välja ja võta vastu ja ole ühenduses ka iseendaga, et tunneta hästi kindlalt läbi, kas sa seda tahad ja taju selle soovi nagu alloovusi, mis sellega kaasa tulevad. Aga kõiksuse poolt vastus sinu küsimusele on jah. Nii, kui sa valisid 3. ja siin all on selline kaart nagu liider. See on selle paki lisakaart ja ta ütleb, et sinu unistusele, mõttele, mis iganes su peas praegu oli, millele sa jah või ei vastust tahad, siis see vastus on jaa. Jah, sellisel juhul, kui sa võtad positsiooni ja vastutad oma unistuse eest. Midagi ei tule sulle niisama, sa oled valmis vastu võtma, sa oled loodud selle jaoks, lihtsalt võtta vastu see vägevus iseendas, et sa oled seda väärt. Siin all võib olla natukene ka seda kahtlust, et see unistus või soov võib olla nii suur, et kas ma ikka olen seda väärt. Jah, sa oled seda väärt, jah, kõiksus tahab sulle seda anda. Igatipidi jah sinu küsimusele. Nii, ja kui sa valisid 4. kaardi, siis siin all on selline kaart nagu õhu 10 ehk mõõkade 10 ja vastus sinu küsimusele on ei. Ei sellisel juhul, kui sa kaldud ülemõtlemisse ja sellesse, et sa analüüsid üle, sa oled pigem nagu sellistes muremõtetes ja sa tegelikult ei näe selget pilti. Ja kui sa natukene analüüsid ja mõtled, siis kas see, mille kohta sa praegu küsid, on sul üldse vajalik?
kas see kannaks sind edasi, kas see looks sinu elus midagi juurde või ta pigem oleks takistuseks ja segaks sind, sest unistused, mis on tehtud puudusteadvuses muremõtetega, ega need ei too kergust või ega nad ei loo lahendusi või sellist head. Et see võib olla küll nagu põgenemistee välja sellest kitsikusest ja ülemõtlemisest, aga jah, kahjuks seekord selle teema kohta on kõiksuselt vastus ei. Aga see ei tähenda, et see ei jääks eiks, et analüüsi vaata ja mõtle üle, võib-olla sa pead midagi oma selle soovi või unistuse juures muutma, et seda saada. Nüüd, kui sa valisid selle 5. kaardi, siin all on selline imeline kaart nagu saatuseratas, õnneratas, siis tea, et sinu vastus on jah. No see on nii kindel jah, kui vähegi saab ja sellega koos algab sinu jaoks mingi hoopis teine uus periood. Mingi aeg on nüüd lõppenud, uus on loomisel. Mis iganes see sinu teema või küsimus oli, siis siin all on küll kindel jah.